Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna Haridusameti koostöös loodud programmi eesmärgiks oli toetada alustava õpetaja sisseelamist, väärtustada õpetajaametit üldisemalt ning tugevdada õpetajate järelkasvu Tallinnas. Programmi maht oli 56,5 akadeemilist tundi kontaktkoolitust, 36 akadeemilist tundi supervisiooni ja 16 akadeemilist tundi e-õpet, mis koosnes 5 spetsiaalselt selle programmi jaoks loodud veebikoolitusest. Lisaks veel ka tunnivaatlused ja muu iseseisev töö. Programmi olid kaasatud ka alustavate õpetajate koolipoolsed mentorid, kellel oli samuti suunatud supervisiooni kohtumised, et oma tagasisidestamise ja juhendamise oskuseid arendada ja omavahel häid praktikaid jagada. Programm lähtus õpetaja kompetentsimudelist ja kutsestandardist, oli õppijakeskne ja praktiline. Vaatame nüüd, kas seda kinnitab ka osalejate tagasiside. Kõikidest kohtumistest on tegelikult olnud selliseid erinevaid mõtteid, mida võtta kaasa endaga. Vahvad eneseanalüüsid, mängud, kõik sellised asjad ja kuna meil on hästi tore väike intiimne grupp, siis ei ole probleemi ennast seal avada mõnes mures või et need on olnud nagu minu suuremad lemmikud, aga tegelikult on kõik kohtumised olnud väga põnevad. Kindlasti praktilisi näpunäiteid ja metoodikaid. Ma olen kusjuures rakendanud sellist põhimõtet, et peale igat koolitust kohe järgmisel päeval ma olen ka neid metoodikaid kohe rakendanud. Ja tulemused senimaani on olnud väga positiivsed. Üks minu eesmärkidest oli teada saada siis, kuidas teised õpetajad ennast tunnis kehtestavad, kuidas või mingeid nippe saada siis juurde ja mul on tunne, et ma just seal supervisioonidest sain hästi palju neid nippe ja teiste õpetajate kogemusi. Kursus oli väga toetav, et esialgsel, kui ma tulin koolis, ma mõtlesin, see on lillelust ja lillepidu, siis tegelikult see ei olnud nii ja kui ma sattusin siia kursustele, siis ma sain nii palju infot, mis toetas mind, aitas mulle kaasa, andis mulle jõudu, siis kui mul oli mõnikord selline tunne, et kõik rohkem jõudu ei ole, siis siit ma sain toetust ja mingid, keegi nagu vajutaks mulle nuppu peale ja läks uuesti käima. Emotsionaalne pool, et ülikoolis on vähe alustavaid õpetajaid. On enamus, kes on pikaajalise õpetamise kogemusega ja koolis, kuigi meil oli 10 uut õpetajat sel õppeaastal, siis tegelikult alustavaid õpetajaid on vähe. Et just võib-olla see kogukonna tunne on see, siin kursusel on tekkinud, et ma olen karjääris teiste kursusele osalejatega samas kohas ja see on olnud selline emotsionaalne tugi. Siin saab aru sellest, et kõikidel õpetajatel on tegelikult üsna sarnased hirmud, kahtlused, aga ka positiivsed nagu emotsioonid, millega nad siia tulevad, et siin jagades sa saad ka aru, et sa ei ole üksinda ja palju praktilisi asju ma olen ka kohe järgnevatel päevadel pärast neid koolitusi olen koolis läbi teinud, kas siis töölehtedena või mingisuguse harjutusena. Alguses oli natukene selline kahtlev, sest ma kuidagi mõtlesin, kuidas ma jõuan selle kõige kõrvalt, nagu töö kõrvalt, aga veel iga kuu käia koolitusel kohal. Aga praegu ma näen, et see oli väga seda väärt, sest see andis sellist kindlustunnet juurde. Just see, et sai teiste õpetajatega, teiste alustavate õpetajatega siis rääkida oma muredest, mõtetest, rõõmudest, et see aitas väga palju andis väga palju juurde. Kõige lemmikum osa minu enda jaoks oli see supervisioon, kuna see oli selline vaimne lõõgastus, nagu toetus, et see superviisor nagu suunas meid, kuidas me peame olema, et ennast säästma, et me ei annaks kogu jõud sellele, et me õpetame. Me oleme Piretiga koos ka hästi tänulikud, et oleme 2 superviisoriga saanud vedada erinevaid gruppe nii alustavatele õpetajatele kui mentoritele läbi aasta. Ja selles osas ma arvan, et selle programmi kõige suurem tugevus, mida kõik ka välja tõid, oli see just, et oli aastapikk. Et ta ei olnud üks kord või 1-2 korda mingi väike toetus, vaid pigem just see pool, et see oli jätkuv tegevus, see oli ette kokku lepitud, struktuur oli nagu paigas. Mis puudutab aga õpetajate sellist tagasisidet, et mis kasu nad saavad rääkida oma probleemidest, oma eduelamustest ja nad saavad oma kolleegide toetuse sellele, et kõik on okei, me lähme koos edasi.
et see oli ka Pireti grupi poolt välja toodud just see, et erinevatest koolidest õpetajad saavad kokku, et see tagab nagu väga sellise hea sooja konfidentsiaalsuse, et kui võib-olla oma koolis ainult sisemiselt teha, et siis võib-olla läheb see natukene nagu selliseks, et ma ei taha kõiki asju võib-olla avaldada ja rääkida. Aga just see on tähtis ju, et see sisemine asi saaks välja. Ja teine asi, mis tuli Pireti grupist, et nii hea lause, et vajalik õpetaja enesehügieeniks. Ja see, et õpetajate maja nagu sellisel kombel selle projekti aitas siin oma ruumides läbi viia, et see ei toimunud kuskil koolimajas, see oli minu grupi poolt päris kindlalt nagu välja toodud mõte, et tulla ära, tulla vanalinna, tulla teistega kokku saama, kes sind mõistavad, olla avatud, et sul on oma 3 tundi iga kuu, kus sa tead, et sa saad oma asjadele tagasiside ja keegi ei arvusta ega hinda, vaid toetab sind sellisel viisil. See, et nad saavad omavahel suhelda ja teine asi, et see mentorprogramm oli seal juures, et neil on keegi toetamas ja see, et linn on mõelnud selle peale, et alustavat õpetajat sellisel viisil toetada, et kõik absoluutselt erandlikult kõik ütlesid, et see programm on äärmiselt vajalik, et nemad pidasid tänu sellele programmile märgatavalt paremini vastu. Ja soovitan kindlasti ja ka oma koolis ma juba tean paar inimest, kes järgmine aasta meile tööle tulevad ja ma tahan neile ka soovitada, et nad tuleksid siia. Ja see peaks olema kohustuslik kõikidele alustavatele õpetajatele selline programm, mina leian. Soovitaksin väga, jah. Ausalt öeldes see kõik on olnud väga suureks abiks ja toeks. Et minu suhtumine on 100% positiivne. Ma olen väga tänulik, õnnelik, et mind siia nii-öelda saadeti, et ma olen hästi palju saanud tuge juurde nii kolleegidelt kui siis ka praktilisi nõuandeid ja näiteid nendelt kõikidelt koolitustelt. Ja kõigele sellele lisaks veel need supervisioonid on hästi palju energiat juurde andnud, positiivsust, jõudu edasi jätkata. Programmi loomisinitsiatiiv ja rahastus tuli Tallinna Haridusameti poolt, kes täitis ka programmi koordinaatori rolli. Programmi sisulise poole töötas välja ja suures osas viis läbi Tallinna õpetajate maja meeskond, kaasates partnereid ja sisueksperte, sealhulgas Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialiste.